Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 7. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna kutsusin külla ühe naise, kellelt ma arvan, et mul on väga palju õppida, eriti podcasti maailmas. Ja ka teistel teemadel kindlasti jutustame, sest et on ühe ägeda kogukonna ellu kutsunud. Aga kõigest lähemalt saate jooksul tere tulemast Merili Luik. Tere, rõõm siin olla, aitäh kutsumast. No kõigepealt ma ei saa kohe jätta küsimata, tavapäraselt olete sina see, kes küsib, eks ju. Mis tunne on olla teisel pool lauda nii-öelda? Väga elus ja ma ütleks, et praegu rohkem selline elustunne kui siis, kui ma ise podcasti teen. Et siuke äge tunne, mida ma ei tunne väga tihti enam. Väga äge, ma sain sulle pakkuda ühte teistsugust kogemust. Aga rääkides sinu podcastist Täitunud unistus, kas enda neid esimesi osasid mäletad ka? Ja ma mäletan, esimese osa me salvestasime Toula Margaretiga, kes tol ajal õppis siis toulaks. See oli tema suur unistus juba lapsepõlvest saati. Nii kaua, kui ta nagu ennast mäletab, tal on alati meeldinud see emadus, lapsed, see hoolitsemine, see toetamine. Ja see, kuidas me elu meid kokku või see oli hästi huvitav, sest et see oli hästi inspireeriv ja sütitav. Ja me paljud ju otsime enda seda asja, mis on see meie asi. Ja kuidas on nii, et osad inimesed teavad, mis on meie asi ja osad inimesed nagu justkui elu lõpuni otsivad ja ikka nagu ei tunne ära, mis on see nende asi. Ja ma mäletan, see podcasti osa oli Zoomis, hästi halva kvaliteediga. Me tegime eesmärgiks siis salvestada 15 minutit. Enam-vähem vist jäime enda eesmärki, aga ma ei ole enam seda uuesti üle vaadanud, kuigi oleks võib-olla huvitav, et teatav areng on kindlasti toimunud. Ja kuidas sul need ideed üldjoontes paika saavad, et keda sa kutsud siia saatesse endale? Ma kutsun neid inimesi, kellest ma ise tahaks rohkem teada, kes on minu jaoks huvitavad, et ma kutsun neid inimesi, kes mind kuidagi huvitavad, kes mind käivitavad, kes mind inspireerivad, kelle lugu minu jaoks on nagu imetlusväärne. Mis asi on täitunud unistus? Ma arvan, täitunud unistus on tunne, et midagi, mida oled siin südames soovinud, on lõpuks siin maailmas nagu avaldunud täide läinud ja sa oled nagu saanud selle nii-öelda kaaslooja kogemuse, et sa tõid selle siia ellu. No sul on olnud päris mitmeid saateid ja päris pikka aega juba oled teinud seda, et oskad sa välja tuua mõned sellised inspireerivad lood, et võib-olla kui on keegi, kes pole veel sattunud ja sind jälgima, et mis on olnud inimeste täitunud unistused, need isegi ei pea tooma nimeliselt, aga võib tuua nimeliselt, et mõned sellised inspireerivad ja sütitavad lood. No mulle tuleb esimesena meelde, ma ei mäleta, mitmes osa see oli, aga Moonika Riivald, tervitused. Ta on hästi äge Pärnu naine, kes on ettevõtja, ajab enda asja ja ta läks juba selle ala kohta üsna kõrges vanuses. Mitte, et ta muidu oleks, aga selles alas on selline kinnistunud uskumus, et on kõrge vanus 40+, minna siis nagu puuri võitlusesse ehk nagu naiste boksi või MMA või mingi selline nagu, ikka siuke nagu füüsiline ala, kus võid ikka silmad siniseks saada ja nina verest välja saada. Ja nagu meid iga ühte tõmbab mingi erinev asi. Ja see, kuidas ta rääkis sellest meie podcastis oli nii huvitav, sest see oli tema jaoks esiteks eneseületus. Ta ei olnud sellest rääkinud mitte kellegile, et ta seal käis, et ta seal võistles. Ja et ta tegi oma selle südamesoovi teoks sinna minna ja teha, hoolimata sellest, mis uskumused võisid olla ühiskonnas või temal endal, et äkki ta on selle jaoks liiga vana või äkki ta on selle jaoks liiga, ma ei tea, nõrk või liiga lühike või mis iganes mõtted meil võivad nagu läbi käia peast ennem, kui me nagu midagi asume tegema. Et see oli kindlasti äge lugu. Siis hästi äge abielupaar Garage Fitness Triinu ja Mario, kes alustasid personaaltreeneritena oma kodugaraažis ja hakkasid trenne pakkuma inimestele. Ja tänaseks on neil kogukond nii suur, nad on ainult 2 aastat tegutsenud ja nende kogukond on nii suur, et nad pidid uksed sulgema kuni kevadeni, sest neil ei mahu enam inimesi juurde. Ja mul on praegu tuleb see kananahk või see külmavärina laine peale, sest et need on nii vinged asjad, millega inimesed tegelevad ja see näitabki seda, et kui sinu südames on igatsus või soov, siis see ei ole seal juhuslikult ja kui sa asud selle suunas tegutsema, siis elu lihtsalt annab sulle nagu neid
võimalusi nii palju rohkem, kui sa lihtsalt jääd mõtlema, ma ei tea, 20 tundi, 20 päeva, 20 aastat ketrad midagi, selle asemel, et teha 20 minutit midagi selle suunas, et saaks tehtud. Aga neid on veel, sest iga lugu on olnud hästi, hästi eriline ja hästi nagu selles mõttes ainulaadne. Kas sa oled olnud nende inimestega ka varasemalt tuttav või kuidas nad üldse sinu teadvus välja jõudnud on? Jaa, kuidagi moodi olen olnud seotud. Kas nad on siis käinud minu kursustel, minu naisteringides, minu koolitustel või olen mina kuidagi moodi sattunud nende kliendiks, nende kogukonda, et esimest korda kohtumisega mul ei olegi olnud, kellega ma nagu ennem ei oleks kokkupuudet mingilgi määral olnud. Jah, kõik on kuidagi eelnevalt nagu mingisuguses kontaktis olnud. No tõid juba järgmise märksõna siin mängu kursused, koolitused. Millega sa tegeled? Jaa, täna ma olen koolitaja ja ma olen mentor. Ma olen ka üliõpilane. Ma olen siis Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi andragoogika esimese kursuse magistrant ja õpingi siis seda täiskasvanute koolitamise kunsti. See on olnud nüüd minu unistus, mida ma praegu teen teoks, et mulle tohutult meeldib inimesi sütitada, äratada, võib-olla laenata seda usku, mis meil vahepeal võib puudu jääda, et meie mõtted on nagu justkui nagu kurat ja ingel õla peal, et üks ütleb, et kes sa oled ja sa ei ole piisav ja sa ei ole väärtuslik ja sa ei saa hakkama, et ära üldse proovigi. Ja siis on teine, kes ütleb vahepeal, et aga sa suudad seda, tee seda, proovi, julge. Ja siis käib nagu võitlus siin, aga inimene seisab tardunult paigal. Et vahepeal me vajame nagu seda tõuget, seda käivitajat ja mina nagu olen see käivitaja, see tõuge, kes ütleb, et sul ei ole midagi kaotada. Kui sa oled 100 aastane ja sa vaatad oma elule tagasi, kas sul on hea meel, et sa tegid või sul on hea meel, et sa ei teinud, et tee oma valik, sa elad praegu ja sa elad ühe korra. Kas sa olete terve aeg nõnda olnud või kuidagi läbi enese kasvu selleni jõudnud? Ei, ma ei ole terve aeg kindlasti selline olnud. Ma olen ise maadelnud väga palju selliste väärtuse küsimustega, piisavuste küsimustega. Ma mäletan, kusjuures mulle tuli alles üks päev meelde selline seik, kus ma olin põhikoolis ja ma ei julgenud inimestele otsa vaadata, ma kõndisin silmad maas. Ja see oli hästi märgiline hetk, kus meie üks kooli populaarsem tüdruk tuli nagu alleel minust mööda ja midagi minu sees ütles, et ära lase silmi maha, et tõsta silmad ülesse. Ja see tundub nii tobe meenutus, aga ma mäletan seda ja ma mäletan seda tunnet, et ma kõndisin seal alleel ja miski ei lubanud mul enam nagu alla vaadata. Ja ma vaatasin talle otsa ja ma tundsin, et ma olen midagi enda sees ära võitnud. See on hästi inspireeriv, me mõlemad praegu hakkasime pisardama. aga õi, selles mõttes me oleme naised, me suudame sellest pisardamisest hästi ruttu taastuda. Me lihtsalt oleme nii võimekad kõigile, kes veel ei tea. Need naised, kes pole seda enda sees veel avastanud, siis teile teadmiseks, et me olemegi nii võimekad. Ja mehed, kellele see tundub niimoodi, et issand jumal, naised hakkavad pisardama. See on täiesti okei, ärge põdege. Öelge, elage kaasa, yes, naised, laske välja see, mis tuleb loomulikult. Aga iseenesest nüüd, kui sa oled selle pika tee käinud ja leidnud endas sellise jõu ja motivatsiooniga teisi nagu toetada, eks ju. Siis kuidas see täpsemalt välja näeb, et kas sul on suured avatud sündmused, on see nagu üks ühele, et mismoodi sa seda kõike läbi viid? Kui me räägime üks ühele mentorlustest, siis ma kindlasti teen üks ühele. See läbiviimine seisneb tegelikult lihtsalt kuulamises ja kohaloluga kuulamises, nii et see inimene on 100% minu, ma annan talle 100% oma tähelepanu ja vahepeal võib inimene täituda selliselt, et ta on lihtsalt kuulatud, nähtud ja märgatud ja seal ei ole mitte ühtegi müstilist, keerulist saladust taga, see on nii lihtne. Teinekord ma küsin mõne küsimuse ja inimene peab enda sees, ta näeb enda sisse, ta muudab perspektiivi, näeb seda teistmoodi ja juba jällegi käib mingisugune klõps ja inimene saab mingisuguse uue nägemisviisi või mõtlemisviisi, kuidas enda olukorrale vaadata. Teinekord on lihtsalt tänulikkus. Sest mõni probleem, mida me enda peas oleme nii suureks ketranud ja kui me nagu paneme korraks nagu tänulikkuse kõige selle eest, mis on või millised probleemid meil on, kui ma ei tahaks pisendada ühtegi probleemi, aga vahepeal, kui me võrdleme enda probleemi nagu suurte probleemidega, siis me võime olla isegi tänulikud, et meil on need probleemid. Ja see on hästi individuaalne ja see sõltub täpselt sellest, kuidas inimene parasjagu, mida ta endast nagu, mida ta vajab.
ja ma nagu, kui me inimest tähelepanelikult ja kohalolus kuulame, siis me oskame talle täpselt pakkuda seda, mida ta vajab. Kes sind inspireerib, et selline hästi tugev maailmatunnetus ja käsitlus, sama tänulikkuse teema, eks ju, et minu praktika on näidanud, et inimesed jõuavad selleni kellegi millegi kaudu. Et kuidas sina selleni jõudsid? Tead, mind inspireerib see väike Merili, kes tundis, et ta ei ole võib-olla nähtud, ta ei ole märgatud. Võt tema inspireerib mind ja siis see vana Merili, kes tahab tunda, et on enda eluga puudutanud palju teisi elusid, et ta on elanud tähendusväärset, tähendusrikast elu. Et need on need kaks tegelast minu sees. Ja mind inspireerib minu pere, minu lapsed, mind inspireerib minu mees. Ja Eestis on väga palju ilusaid naisi, keda ma tõesti imetlen, oma sõpru, keda ma imetlen. Mulle tohutult meeldib Mind Valley kogukond, mulle meeldib Vision Lakiami. Mul üks soov on temaga kohtuda selles elus, et temaga vestelda. Mind inspireerib Lisa Nichols, mind inspireerib Oprah Winfrey, et on palju inimesi, kes mind inspireerivad vahepeal mõni naeratav poemüüja, lihtsalt ma lähen ja ostan ja meie nagu päev on mõlemal parem, kui meil on kokkupuude, et Tammist ja Konsumi poemüüjad, imelised inimesed ja alati nad säravad seal, alati me tervitame, see on nagu see inspireerib tegelikult ja see võib tunduda tope, aga tegelikult need on need asjad, mida nagu ma olen märkanud. Hästi lihtsad ja samas väga jõulised ja väekad asjad. Aga ma tean, et sul on ka oma kogukond ellu äratatud ja särav naine. See kõlab juba lihtsalt nii hästi, et ma tahan seda tausta teada, et räägi palun, kuidas see alguse sai ja mida ta endast kujutab. See särava naise kogukonna nimi tuli tegelikult hästi juhuslikult. Ma ei teadnud, kuidas seda kutsuda. Aga see sai alguse sellest, et Pärnumaal on hästi palju just naisettevõtjatele loodud üritusi, kohtumisi, selliseid arengule suunatud koolituste töötubade näol saadakse füüsiliselt kokku, inspireerutakse, tõstetakse üksteist, õpitakse koos. Ja mingil hetkel hakkasid minu nagu tutvusringkonnast ja minu Instagrami jälgid küsima, et kas mina korraldan neid või kuidas nagu saaks ka liituda. Ja siis mul jäi nagu tiksuma, et okei, et inimestele, naistele, kes ei ole ettevõtjad, nagu Pärnumaal selline ruum on nagu puudu. Et vajadus on, aga ei ole nagu seda füüsiliselt, kus nagu oleks loodud turvaline keskkond, et keegi veaks eest, et me saaks kokku, eks. Ja siis Kristina Samraga, kui ta käis kõneklubis koolitust tegemas, me käisime mummis söömas. Ja siis ta ütles ka, et kui ilus atmosfäär siin on ja kuidas tahaks ennast vahepeal tegelikult üles lüüa ja lihtsalt minna naistega välja ja nagu koos ägedalt aega veeta, et naised on nagu sotsiaalsed olendid, et me nagu koos olles me kuidagi nagu saame oma tassi teistmoodi täis. Ja siis ma tegin järgmine päev postituse sotsiaalmeediasse, et uurida, kas Pärnus on sellise asja vastu tegelik huvi, tegin reaalse turu-uuringu. Ja tuli välja, et see postitus hakkas nagu imelisel moel levima. See postitus jõudis nendeni, kes ei olnud minu jälgijad. Ma sain sinna kommentaare üle-eestiliselt, kes kirjutasid, et mina tahan ka ja teeme siin linnas ka selle asja ja nii hea idee. Ja see läks hästi kiiresti, sest ma asutasin selle, ma ei ole nagu... See ei ole eraldi nagu äriühing on ja või sugune MTÜ, see on lihtsalt tasuta kogukond Facebookis. Ongi säravate naiste kogukond Pärnumaal, kus me siis saame kokku iga kuu. Me saame käia koos erinevates nagu luksuslikes keskkondades või ilusates atmosfäärides, restoranides või kohvikutes, kus me nagu naudime head kohvi ja teeme ka alati väikese koolituse osa, sellise töötoa, mis siis aitab meid mingil moel nagu elus edasi, omandame mingid vajalikud oskused või teadmised. Ja see on siis lühidalt kokkuvõttes selle eesmärk, et kuidagi naisena tõsta ennast järgmisele tasemele, kuidagi tunda ennast hästi, kuidagi ümbritseda ennast enda värskete ideedega, värskete naistega, kes näevad võimalusi. Sest üks kogukonna liige jagas, kuidas ta saab oma sõbrannadega kokku ja ta tunneb, et ta hakkab nagu sellest grupist välja kasvama ja seal on nagu vanad lood, mida kedatakse nagu aastaid ja aastaid ja kui see naine ennast nagu tahab üles lüüa, siis kogu aeg nagu
justkui nagu natuke halvaks panuga vaadatakse talle otsa, et aga kus sa minema hakkad ja et nagu miks sa ennast nii üles sätid ja ta nagu tunneb ennast pahasti, et ta tahab ennast nagu natuke nagu rohkem mukkida või sättida või ilusa kleidi selga panna. Ja siis ta tundiski, et võib-olla nagu ta vajab uusi inimesi enda ellu. Kuniks, et ta tunneb, et ta tahabki ennast sättida, ta tahabki need huuled punaseks värvida, ta tahabki selle kontsa panna, sest neid üritusi on väga vähe, mille jaoks me tegelikult ennast päriselt üles lööme, võtame aega, värvime huuled, keerame lokid, paneme kingad ja loome siis neid üritusi rohkem ja inspireerime ja ümbritseme ennast nende naistega, kes tahavad sellised olla, tahavad selliselt ennast tunda ja ma ei pea siin silmas seda, et see on nagu pinnapealne, et me nagu hoolitseme enda välimuse eest, vaid enda välimuse eest hoolitsemine annab meile selle tunde. Annab meile selle tunde, et ma olen särav, mul on rohkem asju võimalik ja teadus ka kinnitab seda, et inimesed, kes hoolitsevad enda eest, saavad rohkem tähelepanu, neile tehakse rohkem heategusid, neile tullakse rohkem vastu ja nad saavad rohkem palka. Ja väga head põhjused, miks ennast sättida. Tõepoolest ta peab mõtlema selle peale. Aitäh sulle idee eest. Aga nüüd need kokkusaamised, mis on olnud siis siiani kogukonna naistega, et kui palju sa oled sealt saanud inspiratsiooni ja mõtet ja selliseid edasiviivaid ideid, et üks asi on ellu kutsuda ja läbi viia on ju, teine asi on see, et sa saad ju nii palju sisendit ise, eks ju. Et kui sa nagu räägid sellest, mis ta sulle andnud on, siis mis ta sulle andnud on? Tohutult palju tänulikkust, et nii paljud naised usaldavad mind, nii paljud naised näevad seda visiooni, tulevad, tahavad kogeda, tahavad panustada. See on andnud mulle uusi suhteid, uusi ägedaid kontakte, nagu ka lihtsalt mitte nagu klient ja ettevõtja vahel, vaid nagu kui naine naise vahel, kui nagu inimene inimese vahel, kui hing hinge vahel. See on näidanud, et palju rohkem on isegi veel võimalik, kui mina nagu veel unistan ja unistan suurelt. Ma oma arust unistan suurelt, aga nagu piire ei ole selles osas. Ja näidanud, kuidas nagu kogukonnas on tekkinud päris sõprussidemed. Et ma olen hakanud küsima tagasisidet meie kohtumiste kohta ja eile tuli mulle üks tagasiside, kus Katri, tervitused, saatis, et ta on leidnud siit kogukonnast päris sõbrad, päris nagu sidemed ja see on nagu see tunne, et yes, see on suurem, nagu, et sellel on tähendus, see on vajalik, see on oluline. Iga asja alustamisel ükskõik, mida inimene alustab, on ikkagi, nagu sa ütlesid, see kurat ja ingel, et ei hakka sa midagi, tee on ju. Kuidas sina oled leidnud jõu ikkagi nagu niivõrd eriilmelisi projekte algatada? Et see peab olema mingi väga tugev sisemine tuli, mis põleb või mis sind on nagu siis käivitanud? Hea küsimus. Ma arvan seda, et ma olen oma elus nii palju läbi kukkunud jutumärkides, et nagu, mis on see kõige hullem stsenaarium, mis siis juhtub? Nagu see vajub ära ja so what? Ehk et võib-olla see tegelemine sellega, et teiste inimese arvamus ei hoia mind vangis ja ei mõjuta mind enam nii palju, et ja see samune, see 100-aastane mina, et aga proovi vähemalt. Et kui ma ei proovi, ma ei saagi teada. Ja ma usun väga tugevalt Jumalat, ma usun väga tugevalt seda, et kui ma midagi ette võtan, mis tuleb nagu selliselt, et hakkab väga kergesti minema, siis ma tean, et seal on toetus taga. Ma tean, et ma ei tee seda üksi. Et alati on mingi jõud nii öelda. Kui sa ütlesid, et sa unistad väga suurelt, ma ei saa jätta küsimata. Kõikidest asjadest võib-olla ei saagi detailseni ja lõpuni rääkida, aga võib-olla sa saad mõnda asja nagu kas ju natukene seda saladusloori kergitada, et mis on need, millest sina unistad? Tead, kui mu kõik see pereelu, kõik see armastuselu, kõik see perekond, see tervis, kõik on nüüd nii hästi, nagu ta on täna on ja või läheb veel paremaks, siis on juba nagu enamus täitunud. Aga kui ma võtan nüüd selle ettevõtluse poole pealt ja sellest, mida ma tahaks veel siia maailma tuua või luua, siis ma näen ennast kindlasti rahvusvahelistel lavadel rääkimas. Ma olen seda visiooni näinud aastast 2021 või 2022. Ma ei tea, millal see juhtub, aga ma tean, et see juhtub, sest ma näen seda. Ma tahan kirjutada bestsellereid üle nagu, samamoodi mitte ainult Eestis, vaid nagu suuremalt.
ja mida ma tahan teha Itaalias jahi peal päikesepaistelisel päeval, juua mimosat ja nautida seda elu ja mõelda, et issand, kui hea see elu on, ma saan teha kõike, mida ma tahan, ma olen ajaliselt vaba, ma olen rahaliselt vaba, ma võin töötada mis tahes maailma punktis, ma saan provide ida nagu kõike seda oma perele, oma sõpradele, oma tuttavatele, ma saan nagu olla täielikult nagu vaba kõiges, mis ma teen ja samas nagu puudutada inimesi ja anda neile seda, et nagu kõik on sulle ka nagu võimalik ja kättesaadav, et tegelikult meil ei ole neid piire. Et on vaja lihtsalt töötada nende uskumustega, mis ütlevad, et on. Kuidas teha tööd nende uskumustega? See on ikkagi päris, nende uskumustega, mis piiravad, eks ju. Et see on ikkagi päris suur selline mentaalne blokk päris paljudel. Et, ja takistavad niivõrd suurte asjade ellukutsumist, on ju. Et kuidas sina oled suutnud nende uskumustega siis tööd teha? Kas sul on keegi nagu kaasa aidanud või oled sa enda seest mingid head praktikat leidnud? Esiteks, kui me teame, kes me tegelikult oleme selles mõttes, et mitte oma nimi, roll, amet, meie keha, siis me saame aru, et me oleme tegelikult teadvuse kogumid, suured armastuse pallid, mis on nagu mini-universumiteks kehastunud siia maa peale, igaüks elab oma nagu planeedi peal. Kui me saame kogemuse sellest, kes me oleme või maitse sellest, kes me oleme, siis kui tuleb mingi piirav uskumus, siis sa nagu pead lihtsalt meelde tuletama, kes sa oled. Ja piirav uskumus ei ole muud kui väga kaua mõeldud mõte, mida sa oled uskuma jäänud. Ja tänaseks enamik inimesi saavad aru, et me ei ole meie mõtted ja me saame valida, mida me mõtleme ja mida me usume. Ja tegelikult siin ei ole mingit suurt müsteeriumit või saladust selles osas, et uskumus on mõte, mida sa oled liiga kaua mõelnud ja kõik. Ja kõigepealt me peame nagu number 1 tuvastama ära, mis on see kõige tugevam mõte, mis hoiab meid kinni. Kui me näeme selle mõtte läbi, siis me peame nagu küsima, kas see on tõsi, kas see on tõde. Kui sa ütled, et jaa, see on tõde, siis küsi, kas see on 100% tõde. Kas see võib olla äkki 99% tõde ja äkki 1% on seal nagu siuke, et võib-olla äkki midagi on. Ehk tuleb hakata nagu puurima seda veits vaatama. No see kõik, millest sa praegu räägid, näitab mulle mega suurt tööd iseendaga. Et see ei ole asi, mis pannakse kulbiga või pirniga pähe, nagu kõige paremas mõttes, eks ju. Et kui pikalt aastaid sul see töö endaga kestnud on selline vaimse ja mentaalse tugevuse ülesehitamiseks? Sest et see, millest sa räägid, see ei ole süke tule eile meile juttu, et see on ikkagi teadlik töö, mis on selle nagu toonud siiamaani. Kõige esimene, see on nüüd tagant järgi vaadatud märkmikutest või ühest raamatust. 2017 aastal ma töötasin Omnivas ärikliendi haldurina ja meile tehti koolitus Olga Meinsoni poolt, mille nimi oli elukvaliteet ja energia. Kuidas mulle see naine meeldis sellel ajal, ta nagu puudutas minus midagi. Peale seda koolitust ma ostsin endale raamatu Restart 7 päevaga ja ma leidsin selle 6 aega tagasi garaažist ülesse või suvel juba, kui ma garaaži koristasin, leidsin selle ülesse. Ja siis ma nägin, et ma olin sinna sisse pannud 10 punkti, mida ma tahan oma elus teha. Ehk ma olin pannud sinna ala autojuhi load, oma kodu, enda nagu tõestamist töö juures, raamatute lugemist, sõpradega aja veetmist, ilusat tervet keha, trennis käimist, abielu. Mul oli seal veel mingeid asju. Ja tol hetkel, kui ma suvel seda vaatsin, siis mul oli ainukene, mida ma ei saanud sealt maha tõmmata, oli abielu sellel hetkel. Ja nüüd ma olen kihlatud, suvel me kihlusime ja ma nüüd abiellun see aasta ja ma mõtlen, et ma panin need lihtsalt kirja. Ma ei teinud mitte midagi muud, mul ei olnud mingit muud teadlikkust, ma lihtsalt panin kirja ja need jäid sinna. Ehk siis see näitab, et kui ma tagant järele vaatasin ja ma olin sinna viimasele leheküljele kirjutanud, et Merili armasta ennast, sa suudad kõike. Ja ma panin 10. aprill 2017 sinna alla. Ja siis tagant järele mõtlesin, vau, et kuule, nagu, kus mul siis see mõte tuli, et seda sinna kirja panna, et see oli hästi lahe. Aga teadlikumaks ma läksin 2018, ma jäin ootama enda last ja ma läksin hüpnoteraapiasse terve raseduse mingisugust teraapiat tegema ja ma läksin tegelema mingi traumaga, mis oli mind väga kaua kinni hoidnud ja sellel rännakul, uskuge või mitte, ma läksin teadvusena oma ema kõhtu tagasi ja ma nägin seda ruumi
kus me siis tol ajal elasime ja mu ema isa jagelesid omavahel ja ma nägin teadvusena, ma teadsin, et mu keha, ma tean, et see kõlab absurdselt. Mu keha oli seal kõhus, aga mina olin teadvusena seal ruumis ja ma nägin seda ruumi, ma nägin seda päikest, ma nägin neid kardinaid, ma nägin kõike seda ruumi. Ja kui ma sellest välja tulin, siis ma mõtlesin, et vau, mis asi see oli. Ja ma olin ju ometi selles mõttes ärkvel, et ma võisin igal kellaajal nagu igal hetk silmad lahti teha, ma kontrollisin ikkagi seda ruumi, mis seal oli või oma teadvust või enda keha. Et see oli selline huvitav kogemus. Ja 2021 aasta ma läksin Juhan Noode vabastava hingamise rännakule ja jälle üks müstiline lugu, mida teadus ei suuda seletada, aga ma hakkasin nägema selliseid värvilisi kerasid enda poole tulemas ja ma läksin ühte nagu, ma ei tea, kas see oli eelmine elu, võib nimetada eelmisesse ellu, kus ma nägin, et ma elasin mõisas ja ma teadsin, et minu mees on siis selle mõisa härra ja mina olin toatüdruk, teenija, aga meie vahel oli nii suur armastus, mis oli keelatud ja me ei saanud kunagi seda asja ametlikuks teha, ometigi see armastus oli päris ja ma nägin seda ja ma nägin nagu ennast, ma olin teise nagu kehaga, tead, ma tean, see kõlab absurdselt, aga seda ma kogesin ja peale seda, kui ma sellelt hingamise rännakult välja tulin, siis üks naine minu taga ütles, et kuule, sa peaks minema reikit õppima. Polnud kordagi kuulnud seda sõna, ma ei uurinud selle sõna kohta või noh, et ma lihtsalt guugeldasin nagu kursused Pärnus läksin, ma olin siis teise lapsega kodus ja ma tundsin, et nagu ma tahan siis midagi teha. Läksin kursusele ja siis ma hakkasin neid kogemusi saama, mis oli nagu väga huvitav ja sealt pealt alates või sellest hetkest alates ma hakkasin rohkem nagu tegelema maailma teistmoodi vaatama ja muidugi koroona tulek oli üks märgiline hetk, kus meie jaoks tuli ta ideaalselt, selles mõttes, et meie elud pigem ei seganud. Me saime rahulikult kodus olla, ma olin lapsehoolduspuhkusel ja kuidagi nagu selline, kuidagi ta ei olnud meie jaoks nagu negatiivne asi, ma ütleks. Me panime uudised kinni, sest uudised hirmutasid mind kohutavalt ja sellest ajast peale ma pole enam uudiseid vaatanud. Ja vau, kuidas sisekõne muutus positiivsemaks, ärevuse tase vähenes, hirme ei ole, sellises mõttes, et igapäevaselt midagi keri peas ja mingit ohtu nagu selles mõttes ei ole, et mul on turvaline elada. Et ma arvan, kõik need väiksed asjad kokku võib-olla on viinud selleni, et ma mõtestan võib-olla seda maailma ja iseennast ja kõike seda veidi võib-olla imelikult teiste jaoks. Selles osas ma saan täiesti aru, kus sa omadega oled ja mis keelt sa räägid hetkel. Ma oskan seda keelt kõige paremas mõttes. Teisipidi ma saan ka aru, et sellise maailma tunnetuse ja tajumisega inimesi üha rohkem on tulnud nii-öelda heas mõttes kapist välja ja julgevad rääkida, et kuulge, tegelikult on natuke avaram pilt ka, kui ainult see füüsiline tunnel nägemine, eks ju. Aga enda kogemuse põhjalt ma veel adun, et väga palju teil ei ole ka päris valmis selleks. Et kuidas sina sellest hetkest üle saad, et kui sa nagu näedki, et noh, ma ju tean, et see on nagu niivõrd ilus maailm, kuhu on võimalik jõuda, on ju. Aga teine inimene veel ei ole seal, eks ju, et kuidas sa siis selles kohas suudad endale öelda, et see on tema maailm, las ta rahulikult jõuab selleni omal ajal, on ju. Või kui palju see on sinus seda, et noh, ma tahaks ju sulle nii väga seda paradiisi näidata. Et tead, ma olin ikkagi välja kannatamatu sõber ja õde ja perekonna liige aastal 2021, 2022 ja võib-olla isegi 2023. Ma surusin kõigile peale seda. Issand jumal, ma avastasin midagi ja nagu, kuidas teie ei tea seda? Ma olin välja kannatamatu, ma ei tea, kuidas mu mees sellega toime tuli, sest et ma käisin läbi ikkagi vandenõu teoreetiku etapi, ma käisin läbi nagu ärgake üles, kuidas te ei näe, mis toimub, ma olin vihane, ma olin nagu, ma arvasin, et ma olen kõigist parem, et ma nagu olen targem, ma nagu, noh, ma käisin ikkagi kõik need läbi ja kõik selle Ameerika mäe nii-öelda läbi. Aga tänaseks on see, et mulle hullult meeldib, Piiblis ütleb, et Jeesus räägib inimesega temale omases keeles. Meil kõigil on oma keel ja kõigil on nagu õigus oma maailma vaatele ja kust mina tean, et just see minu maailm on õige, et see minu universum on õige, see on õige minu jaoks, aga see ei pruugi olla õige teiste jaoks. Ja ma arvan, et need, kes minuni jõuavad, meil on mingi ühisosa, aga see ei pruugi olla ju täpselt sama. Selles mõttes, et ma olen sellega rahu teinud, et ainult minul ei ole õigus ja ainult mina ei tea nagu selles mõttes, noh, mina ei tea teiste inimeste tõde, sest igal inimesel on oma tõde ja mul puudub vajadus enam seda peale suruda või survestada või kuidagi nagu
tõestada, et mulle meeldis Urmas Sõõrumaa ütles ühes podcastis, et kui inimene leiab ühe kuldmündi, siis ta läheb ütlema kõigile, et ma leidsin selle kuldmündi, tulge vaadake, siin on see kuldmünt, ma olen nagu nii äge, rikas, mul on see kuldmünt. Ja kui inimene leiab kullapoti, siis ta ei lähe sellest kõigile karjuma. Mulle väga meeldis see lugu. Jah, seal on ka juba see teema, et siis ta leitakse ise üles mitte nagu halvas mõttes, vaid nagu selles mõttes, et ta juba enda selle energiaga oskab jagada seda infot, mida vaja on neile, kellel vaja on nii-öelda. Aga rääkides nüüd veel podcastist, siis täitunud unistus. See kõlab nagu nii hästi. Kas sa mäletad seda nime saamislugu ka või see oli, ma tean, see oli sul juba nii ammu tagasi tegelikult või kuidas see nimi just paika sai? Hea küsimus. Ausalt öeldes ei mäleta, ma ei tea, kuidas need nimed tekivad või sünnivad. Ei mäleta, lihtsalt tuli. Aga see kõlab ju väga hästi. Selles mõttes ta annab nagu nii tohutu energia ja jõu juba sellele saate olemusele nii-öelda. Aga Reiki, kas sa oled praegu igapäevaselt siis Reiki... Ma ei tea, või su kohta meistri võib öelda või võib lihtsalt öelda... Ma küll läbisin meistri astme ka, aga ma ei tegele täna Reikiga selliselt, sest mina sain aru sellest, et Reiki on armastus, Reiki on see teadvus, Reiki on see Jumal, tal on lihtsalt nimi pandud Reiki. Ehk et ma ei leia enam vajadust selle järgi, et eraldi peab seda Reikit pakkuma või seda teenust osutama. Ma leian, et inimene saab rohkem kasu ja temal on arusaadavam, kui ma teen mentorlust. Ma olen sertifitseeritud mentor eelmise aasta detsembrikuust ja ma leian, et inimene saab paremini aru ja inimene peab mõistma, mida ta teeb, sest et kui ma hakkan seletama, mis on Reiki inimesele, kes ei ole seda kogemust või kokkupuudet saanud, ta ei saa sellest aru ja nii raske on talle läheneda sellega. Et muidugi on need spirituaalsed inimesed, kes tahavad väga neid Reikisid ja kõiki seda maailma nagu avastada, aga see võib olla selline endast pigem, kuidas ma ütlen, kes asub sellele teekonnale, siis ta arvab, et see spirituaalne maailm ja kõik see alternatiivne maailm on nagu tohutult äge, hea, ta usaldab kõike. Nagu ma olin väga naiivne, aga tegelikult ei ole see maailm üldse midagi nii puhas, et mina tahaksin, et asjad oleks hästi selged, hästi lihtsad ja mulle tohutult, ma fännan selles mõttes Reikit. Reiki ongi see tohutu jumalik armastus, mis on kõikjal, mis on nagu õhk, mis on see teadvus, mis on Jumal, kõik mis on. Ehk et mitte mingisugune mees pilvepiiril või keegi, kes käsepuu peal laseb, vaid nagu osa meist, siis mulle kuidagi tundub läks keeruliselt pikaks seletamiseks, aga mulle tundub, et inimene mõistab paremini mentorlust ja ta tahab rohkem rääkida ja olla nagu kuulatud. Jah, nagu Reiki oma olemuselt keelu energia on ju, et selles mõttes see ongi see kokku võetud kõige lihtsamas mõttes või plaanis, eks ju. Aga iseenesest, kui sa nüüd juba sätitad paika kindlasti järgmise saate plaane ja mõtteid, siis kui pikalt ette sul on juba teada need külalised või see käib niimoodi, et tema on nii äge, tema on nii äge, et kui nagu strateegiline see nii-öelda on? See ei ole üldse strateegiline. Mul ei ole pikalt plaane paika pandud. Kui mul tekib tunne, et nüüd ma tahaks selle inimesega vestelda, siis ma vestlen ja kutsun. Ma ei ole välja andnud lubadust, et ma iga mingi kindel aeg annan välja ühe osa. Võib olla nii, et nüüd oligi, et ma ei salvestanud pikalt, äkki 5 kuud ühtegi osa ja nüüd siis tegime eelmine nädal Timo Ojaga siin saate. Ja nüüd mul tuleb Kerli Kai ja Maria Intermite rääkima enda eludest, tegemistest, toimetamisest ja mis mind väga huvitab Piiblist ja Jeesus Kristusest, aga võib-olla mitte religioosses vaates, vaid sellises vaates, mis on mulle võib-olla rohkem arusaadavam. Ehk et väga põnevad teemad on tulemas ja mind väga nagu huvitab see saade. Me leppisime kokku, et veebruarikuu lõpus siis salvestame selle osa. Ja siis üks väga ilus naine, Heidi Liblik, me pidime temaga salvestama siis loo tema teekonnast, et seda kuupäeva me ei ole kokku leppinud, aga on tulemas ja Maarja Pajusalu samamoodi, et temaga siis oleme rääkinud, et kevadel võiksime salvestada osa. Väga äge, väga inspireerivad inimesed on ees ootamas.
aga sinu enda kogukonna tegemised järgmised, et millal need aset leiavad, et ma tean, et te käisite voogavas meeles, õigemini Katrini juures Kundarini joogast osa saamas, ma nägin sinu ühest postitusest, et mis teil järgmised mõtted, plaanid on? Nüüd ma tegin alles küsitluse, et veebruarikuu lõpus, 26 või 27 veebruar, me siis kohtume ühes mõnusas restoranis, teeme pisikese koolituse osa ja siis naudime atmosfääri, häid inimesi, head sööki, head jooki. Et see koht on veel selgitamisel, kas see on Monami või mõni teine koht, aga küll see paika saab, siis saab seda kuupäeva teada ühelt säravate naiste kogukonnast või minu sotsiaalmeediakontolt. Ütlesid, et sa tahad kirjutada ka bestsellereid. Oled sa juba kirjutanud, valmis kirjutamas, mis mõtetel sul raamatud liikuma hakkavad? Tead, ma ei tea, mis teemal. Ma olen aastaid pidanud päevikut, kus ma enda mõtted panen kirja. Ma olen pannud ka Drive'i, Wordi dokumenti, mingisuguseid mõtteid, lugusid. Aga 2 aastat tagasi mul tekkis mõte kirjutada armastusest raamat, kirjutada armumises lugudest raamat. Ma olen tohutu suhete fänn, mulle tohutult meeldib teada, kuidas inimesed üksteist ära tunnevad, kuidas nad armuvad, kuidas nad kihlusid, kuidas abielluvad, kui see on neil teemaks. Ja ma võiks neid lugusid kuulda nagu lõputult, sest minu meelest see on nii äge, kui inimesed saavad kokku ja nagu, kuidas sa tead, et on nagu see sinu inimene või et mida sa siis tundsid või kas, ma ei tea, mis siis toimus sinu sees, eks? Et sellel teemal tahtsin kirjutada, ma tean, et ma tegin sotsiaalmeedia postituse ka, et saatke mulle enda lugusid. Mingil hetkel see kuidagi oli nagu teema, aga inimestel ikkagi läheb aega, et oma lugu kokku panna, et võib-olla oleks selline intervjuu vormis AI abiga, et ta samal ajal võtab sinu nagu sõnad ja paneb need kohe nagu ridadeks dokumendifaili, võib-olla lihtsam teha, eks, aga see on ka projekt, mis nõuab nagu aega. Aga see raamat tuleb kindlasti, ma lihtsalt ei tea veel, mis teema. Ma näen juba seda kaant selles mõttes, et nagu visuaalis, et ma tean, et see on olemas. Mulle hästi meeldis, ei tea, ma ei mäleta, kuidas see täpne sõnastus oli, aga sa tõid välja selle, et kui ikkagi inimene midagi juba enda vaimusilmas näeb, siis see on see, et see on tema sees olemas. Ja see on vaja lihtsalt nagu välja tuua nii-öelda. Ma usun seda täiesti, et kõik on olemas. Ma usun, et kõik on olemas, aga lihtsalt meie usk selle võimekusse näitab seda, kas see ilmub siin reaalsuses või mitte. Aga sinul endal järgmised lähiaja plaanid, siin kohe täitsa lähiaja plaanid, mis siis mõtetes on, mis on ees ootamas? No näiteks täna õhtul, väga lähiaeg ma teen tööd juba visioonitahvlite tegemisest. Ma räägin pisut sellest, kuidas siis meie ajus on RAS-filtersüsteem, mis näitab seda, kuidas meie reaalsus meile esineb, mis on siis väga nagu teaduslikult toetatud, eks, et kõik teavad seda näidet, et kui sa ostad punase auto või sa näed punast autot, siis sa hakkad neid punaseid autoid nägema igal pool, kuigi statistika ütleb, et sellesse piirkonda ei tulnud rohkem nagu punaseid autosid, on ja. Et sama on ka sellega, kui me teeme visioonitahvli ja me paneme sinna, mida me tahame, me peame alati selgeks tegema, mida me tahame. Ja kõige tähtsam on võib-olla see tunne, et asi ju annab meile mingi tunde, et miks me seda tunnet tahame, kus kohas see tunne on. Ja kui me nagu paneme näiteks, et me tahame uut autot, siis saa teada, milline see auto on ja sa hakkad seda nägema linnapildis ja see tuleb sulle siia paberile ja see hakkab sulle ilmuma nagu täpselt selle RAS-filtersüsteemi tõttu, retikulaarne aktivatsioonisüsteem on siis see meie eesti keeles. Ta hakkab ilmuma sulle pilti ja su aju hakkab võimalusi otsima, kuidas seda sulle saada. Et see on väga lähitulevik täna õhtul ja homme on mul üks jumestuskoolituse töötuba 6 inimesele Silvia Salongis, et ma olen ka jumestaja ja ma teen naistele selliseid ägedaid töötubasid ja ka üks-ühele jumestusi, et minu meelest see, kuidas ma näen, kui ma olen teinud naisele jumestuse ja tal on juuksed tehtud, tal on kleit seljas ja kui ta vaatab ennast siis peeglisse, siis see tunne, see sära, mis sealt tuleb, kuidas ta tõmbab enda rühi sirgemaks, kuidas ta nagu, see on otsene, ma näen seda energias, kuidas enesekindlus inimestesse lihtsalt tuleb. Ja kuidas ta siis nagu läheb ära naeratades hea tujuga, ta nagu, ta särab, et need on nagu nii ägedad. Kui palju sa ise endal teed neid unistuste tahvleid? Et kas see on ka sul iga aastane teema, iga poolaastane teema, et kui palju sa ise neid teed? Ma olen teinud viimased aastad ja ma mäletan, kui ma kihlusin suvel, siis mul oli see, et ma sain kõik maha tõmmata, nii-öelda sealt unistuste tahvlit, mis ma olin sinna peale pannud. Ja see on täiesti imetabane, kuidas see töötab. Et jah,
ma teen neid ja ma usun nendesse ja ma tean, et need toimivad. Sama nagu sõnade väljakirjutamisega, et on ka ju uuringud välja toonud selle, et kui sa paned midagi kirja, siis on 40% suurem tõenäosus, et see kirja pandud asi täitub, kui see, kui ta jääb ainult mõttesse ketrama. Too see siia kuidagi füüsilisse väljendusse, kas läbi kirja, läbi sõna, läbi luule, läbi laulu, mis iganes. Ma olen olnud ühel sünnipäeval, kus ka kutsuti siis üks naisterahvas läbi viima seda sama unistuste tahvli tegemist. Kas sind saab ka kutsuda niimoodi üritustele, näiteks naiste üritustele või mis iganes üritustele, et sa saaksid läbi viia sellise unistuste tahvli töötoa? Jaa, rõõmuga. Ja see on hästi huvitav, et ma tegelikult kogu aeg oma peas mõtlesin see aasta, et ma tahan seda teha ja ma ei leidnud selle jaoks veel aega, et seda teha ja siis mind kutsutigi seda tegema. Okay. Nii et kellel veel hakkas mõte tööle, siis teate, et Merili pakub seda võimalust ka. Aitäh, Regina! Aga sellega võtame täna kokku suur aitäh sulle tuult tiibadesse kõrget lendu ja jään seda bestsellerit ootama. Aitäh, mina ka!